Sündis ringi jaanumaa, hirve muisel muisselal, kooriks seatud sarved pea, suhtelt oma radas ja sügiseti miklikuul, toorus oli pulli. Ja Jõhvi saab täna juurde ühe uue tähise, mida edaspidi linnaga seostatakse. See on hirve skulptuur. Hirv on Jõhvi vapi loom. Vappi kujundasid kohalikud ametnikud, tähendab nad ei kujundanud, aga nad selle tunnistasid Jõhvi vapi loomaks. Aga miks ta hirv on, seda ei tea tegelikult keegi. Eks ta hirv üks jõukene taevast ja maad ühendav loom ole vanades mütoloogiates. Keltidel ja Idamaal ja ilmselt ka siis ta on siin olnud kunagi sellise tähendusega. Jõhvil on puudunud teiste Eesti väikelinnadega sarnane selline ajalooline linnaruum. See on nagu õnnetus, et meie nagu linnaruum näeb välja selline tüüpiline nõukogudeaegne linnaruum, mis on ehitatud pealt sõda. Aga selleks on kasvanud täna välja nagu uus võimalus. Jõhvi on olnud läbi aegade teede ristmik. Maanteede ristmik, raudtee läheb siit läbi ja on puudunud selline nii-öelda linna süda. Selline mõnus inimesel olemise koht. Tänu selle promenaadile see on nüüd esmakordselt, kus pea tähelepanu või see raskuskese kandub nagu autodelt üle inimesele. See turvaline liikumine eelkõige ja siis alles autod. Tänu selle promenaadile oleme saanud rahustada selle linna südame nagu maha. Nüüd on nagu võimalus, et sinna promenaadi ääres tekivad ka kohvikud ja mis on tavapärane teistele sellistele sarnastele väikelinnadele. Meil ei ole kahjuks võimalik taastada sellist ajaloolist linnaruumi, nagu on Rakveres, nagu on Haapsalus, nagu on Kuressaares. Aga see-eest on meil täna uued võimalused teha nii-öelda kõike nullist. Meil ei ole piiranguid. Me ei pea säilitama 200 aasta vanust linnatänavat. Alates 2005. aasta oktoobrist, kui valmis Jõhvi kontserdimaja, on uued hooned kõik sellised, kuhu on kaasatud Eesti tipparhitektid ja nad on väga omanäolised, väga väärikad. Nad ei anna veel täna tervikut välja. Need on nagu uued hambad katkises hambareas. Läheb veel aega. Ükskord on see tervik nagu loodud ja ma arvan, et siis on 50 või 100 aasta pärast põnev tulla Jõhvi ja aduda, et millised olid 2010. ja 2020. aasta vahel need ideed, mõtted ja teostusele, mida siis tehti. Promenaadi idee sündis meil juba 2008. aastal ja pooljuhuslikult. Siis sai ka nagu ära märgistatud, et tore oleks, kui saaks kontserdimajast linnapiirini teha üks selline läbiv jalakäijatele ja jalgratturitele selline turvaline tee. Õnn oli meie poolt, et samal ajal tehti ka tolle Kukruse Jõhvi maanteelõiku, mille kõrval nähti ette see kergliiklustee, nii et tänu selle sai ühendada ära justkui nagu Jõhvi kesklinn ka Kohtla-Järve linnaosa südamega. See promenaad jaotus nagu 3 etappi. Me alustasime kesklinnast, kiriku ümbrusest, järgmise etapiga viisime selle jalgtee siis kesklinnast linnapiirini, kus siis see Jõhvi Kukruse või Jõhvi Kohtla-Järve vaheline kergliiklustee vastu tuli. Kõige väärtuslikum osa kesklinnast kontserdimajani see viimaseks. Selle projekti ideest kuni sünnini või valmimiseni on kulunud 5 aastat. Aga mingil hetkel selline idee sündis, et oleks nagu väärikas, et see linna algust nagu märgistada ära mingi skulptuuriga. Ja läks nii, et meil on õnneks oma skulptor võtta Jõhvist, Seaküla Simson, kellega saime tookord kaubale ja suures osas siis ka kohalike ettevõtjate toel sai tellitud tal skulptuur ja see sai siis sinna püsti pandud. Kui selle skulptuuri avamise üritus oli, siis juba tekkis see mõte, et viimase etapi lõpetamisel oleks ka väärikas, kui me saaks sinna kontserdimaja ette panna mingi skulptuuri. Mingil hetkel tuli välja, et ka kontserdimaja olid mõelnud ja kavandanud sinna kontserdimaja ette skulptuuri, kas siis mingit muusikut või heliloojat või kedagi, kes on kontserdimajaga seotud.
kontserdi oma mõtted ja valla mõtted nagu said kokku, et see võiks olla siiski keegi meie inimene. Keegi siit kandist pärit, Jõhviga seotud, aga seotud ka kontserdimajaga. Vahepeal oli tekkinud ka juba see Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendium. See idee tuli kontserdimajalt ja loomulikult vald liitus sellega, et Kaljo Kiisk oli ju kontserdimaja kinole Amadeus nime andnud. Sealt edasi oli juba lihtne tuletada, et see mees on Kiisk, meie kandi mees, Toila vallast, Vaimina külast pärit, Jõhvis algkoolis käinud, Jõhvis elanud mõnda aega, Jõhvis oma esimese kinoelamuse saanud. Mingil hetkel see otsus oli nagu valmis, et kui promenaad valmib, siis kontserdimaja ette tuleb Kiisk. Tere ülemus! Tohib sisse astuda. Ja Kiisk nagu sobis mõlemile, kontserdimajale ja vallale. Kaljo Kiisk oli kasvult alla keskmise, aga filmitegijana ja näitlejana suur mees. Ja ta on tõesti näitlejana, võib teda iseloomustada nii, et teda tuntakse igas Eesti peres. Kõik teavad, kes on Johannes, kes on Lible. Ja filmitegijana on ta kõige viljakam siiamaani Eestis filme teinud mängufilmi lavastajatest. 17 mängufilmi, selleni ei ole veel keegi teine jõudnud. Näe, sünnib siia ilma inimene. Tuli nagu suulere rõõmu pühale. Tegi head, tegi endale. Tegi halba, ikka kah endale. Kui Riigikogus oleks 52 siukest saadikut nagu Kaljo Kiisk, arvaksin, et Eestil oleks kõige parem lõikus elada. No ma arvan, Kaljo Kiisk on iga Eesti inimese jaoks ühelt poolt väga omane ja teiselt poolt väga erinev ja väga eriline isik, kelle jaoks on ta Lible, kelle jaoks on ta filmirežissöör, kelle jaoks on ta lihtsalt tore näitleja, kelle jaoks on ta kaaslane, kelle jaoks on ta poliitik murrangulistel aegadel, kelle jaoks on ta onu Johannes. Ja tead, mina kohe mitte ei saa aru, miks meie pole sinuga leiba ühte kappi pannud. No kui me kevades olime lapsed, siis tema oli minu jaoks nagu vanaisa. Selline soe vanaisa, kelle ma olin küll suur tüdruk juba, ma ta põlve peale istunud, aga vaat niisugune vanaisa, kelle lähedal sa tahaksid olla. Kas on näha? Ei ole! Kui me püstitame skulptuuri virulastelt virulasele, Virumaalt pärit mehele, et siis seda võiks teha virulane, Jõhviga seotud inimene, meie oma skulptor jällegi, Aivar Simson. Siis see tingis selle, et vajasime organisatsiooni, et seda tellida konkreetselt skulptorilt, keda me tahame. Seetõttu tuli toeks mittetulundusühing Viru Rotary klubi, kes siis kaasas ja kogus annetustena selle skulptuuri püstitamise raha kokku. Nii, jah, siit on kõrgem, siit nagu on kõrgem, siin on nagu kahel pool on natukene nagu tühjam. Väga õige, vaat nüüd läheb. See on paras. Siis ütles, et see on paras. Võta natukene... Siit seda. Ta on natuke pikk või? Ülemine uul natukene pikk, mulle tundub ka. Aga siis teeb siit selle. Vaata, jookseb siin mingi see vorm, jookseb see peale. Skulptuuri poos, Kaljo Kiisa poos, tal on käsi ette sirutatud. See on ju tehtud ühe foto järgi, mis on pildistatud siinsamas Ida-Virumaal kuskil Kohtla-Nõmme lähedal Metskannikest filmivõtete ajal. See on nagu otseselt seotud jälle Virumaaga.
see algselt kavandatud promenaadi lõpp, tänaseks elu on edasi läinud, ei olegi enam lõpp, vaid on keskne koht, kust promenaad nüüd tahame jätkata teda sealt kontserdemaja juurest, muusikakooli juurest meie hariduslinnakuni, kunstikoolini, spordikoolini, uue riigigümnaasiumini, sealt lasteaiani.